torud ja torud. Alustame sellest, et kommenteeri, like'i ja see subscribe värki ka. Ühesõnaga, Sveni Bemm tagasi. Saaga, mis sai siis suvel siin alguse või noh, saaga sai teilt oluliselt varem alguse, aga see selleks. Ühesõnaga, me tegime ju suve alguses siia 2 korda 2,25 tolli torud. Sven läks Dünosse, tõmbas palju? 320 kilovatti rattast ja mingi 600 väänet. 600 väänet. Ja seda oli kõigest 0,5 barris üle rõhuga. Ja miks rohkem ei keeratud oli see, et back pressure oli üle 1 barri. Ehk siis põhimõtteliselt back pressure oli juba 1-2. Ehk toda on palju. Ja nüüd teoritiseerisime, et kõige lihtsam on sumpat suuremaks teha. Ja siis tegime 2,5 tollist torusi alla. Et ühtepidi ei tundu nagu üldse suur muutus, aga siis arutasime ära, et ristipindala vahe on 27%. Et see võiks nagu sellele asjale kaasa aidata vähe. Et ja siit 3 tollist taha jäi kõik samaks. Et nüüd Sven peaks enne talve veel Dünos käima, siis näeb ära, mis siin toimub. Ja kui back pressure on ikka suur, siis on üks mõte, mida proovida. Või siis on ka see, et turbo kuuma koda võib-olla suurem panna. Sest et see oli ju kunagi valitud ju mul selle järgi, et ta oleks 4 silindri kohta. Näe, vaata Sven, et seda ripakelle midagi jälle. Et jah, eks ole näha, mis ta siis teeb. Aga teoorase abi võiks tast olla. Lisaks, kui suve alguses sai tegelikult suht kiirustades seda tehtud, siis siin mingid klambrid ja asjad olid natukene allpool. Et siin sai nüüd praegu kõvasti vaeva nähtud sellega, et see kogu elu oleks nii vastu kere, et ta midagi ära ei põletaks, aga et ta oleks põhja clearance'it maksimaalselt palju ja lambda-andurid sai natukene äkki parema asendi peale pandud. Et mootori ja kasti lõpuks. Ja mootorit ja kasti ju Sven lasi sentimeetri alla poole. Ja siis ka tegelikult kuulerist mootorisse minev õhutoru läks paigast ära. Aga see on väike lihtne fix, selle teeb veel mõni päev ära. Ja praegu siis nüüd nende ajutiste seibide asemel sentimeeter, siis tuleks panna siia, teha mingid normaalsemad puksid vahele. Ja miks seda allapoole lasti? Mina ei mäleta. Esimese korra sai mootorikäppedest tõstetud ja kastidalast langetatud selle jaoks, et kardaani nurk läheks õigeks. Ja seda ma mäletan. Aga miks sa nüüd ta üleni kõik sentimeetri allapoole lasid? See oli mingisugune rooli kardaani teema või? Jah, rooli kardaan käis vastu kollektorit ja tegelikult üks nendest seibidest, mis varem oli kasti või selle mootorikäppa vahel, üks nendest oli ära kadunud tänaseks. Ja pluss madalam raskuskese on alati parem. Nii et loodame parimat. Siis, mis vahepeal veel on saanud? Ma ei teagi, kuidas kommenteerida, aga mingi drifti auto on toas. Punane drifti auto. Mitte too. See seal või? Ei, mitte too ka. Siin on üks punane drifti auto. BMW E36 M3 ja täitsa päriselt M3. Küll brittide variant, ehk siis tehasest välja tulnud parempoolse rooliga. Ise konverditud vasakpoolse rooli peale. Ja see on siukse huvitava käekäiguga auto, kes teavad, need teavad, kes ei tea. Aga siit sai siis vana puur eemaldatud. Sest oli lihtsalt aegund ja dokumentatsiooni polnud ja sai hakatud uut turvapuuri sisse tegema. Et siit on natuke näha, on seda vana punast jääki, et ma ei näinud pointi neid silla asju lahti lõigata. Et sai lihtsalt natukene mingid torusi eemaldatud ja midagi natuke rohkem seotud.
siis siin nurgas on näha mingeid lappe, siia olid ennem läinud nii-öelda käänmiku peale punktid, aga nad olid lihtsalt selle kopsiku peal, siis ma ei näinud pointi, et neist oleks mingit reaalset kasu. Sai kõik ära lõigatud, isi lihtsalt millisest plekist lapid peale, et ei oleks auku, sest et minu silmis see lihtsalt lisakaal. Ja siis sai peakaara alumised kandurid sama kõrguse peale aetud, seal oli ka mingi väike ongelma ja sai hakatud siis peakaart painutama. Ka natukene liiga täpselt läks siia sisse, et mingid nurgad on täitsa vastas. Ja siis laualt leidsin poolkülgkaare maketid, sai siis selle järgi uued poolkülgkaared tehtud, need tundub, et jooksevad ka täitsa mõnusalt. Svenil läks süüdepaigast ära. Ja siis sai siia need ukseristid asjad tehtud ja pea kohale vee tehtud. Et siis peakaar, poolkülgkaared ja aknatoru, need on siis 45 korda 2,5, siis tavateras. Ja nüüd siit punktist veel siia taha minevad, mis siis tagatoed, need tulevad ka 45 korda 2,5 ja ülejäänud torud siis 40 korda 2 ja paari kohta tuleb isegi 30 korda 1,5 ja see on siis kõik tavaterasest. Et see puur võiks tulla selline, et siia võiks saada Autospordiliidust turvapuuri litsentsi peale. Ja siis selle autoga on vaja veel asju teha. Number 1 asi on kohe see, et käigusti tunnel on vaja suuremaks teha, et oleks rohkem ruumi, oleks lihtsam kasti eemaldada ja et ka see sumpa tahapoole oleks vähe, ma ei tea, kui palju see käigusti tunnel seda sumuti poolt mõjutab, aga ma arvan, et natuke annab ikka juurde. Lisaks veel peakaar liikus tahapoole, kui ta ennem oli, et siit pole kuskilt küll seda näha, aga ma arvan, et siukene kõva õlgade juurest tuli ma arvan mingi pea 10 senti juurde, sest et ta enne ei olnud nii suure nurga all. Et peakaar võib olla siis sellisel asjal kuni 10-kraadise nurga all ja kui ma karbi joone järgi võtsin niimoodi nulli, siis see peakaar oli 9,3 kraadi. Et võiks olla igati legaalne. Ja eks see puur saab varsti valmis ja selle autoga on veel asju vaja teha. Eks tasatargu äkki tulevikus näitame ka seda, et mis ja kuidas, mida ja et need drifti auto. et ühesõnaga igaks juhuks ütlen selle ka ära, et väga paljud on arvanud, et mul on rämedalt drifti vastu midagi või mis iganes, ei ole, vaid lihtsalt mul on kahju. Mul on kahju panna meeletu suur vaev ja pühendumus autoehitusse ja siis vaadata, kuidas see tegelikult betooni veel puruks sõidetakse. Et see on mul see, mis mul nende drifti autodega nagu on. Aga eks elame näeme. Teeme selle puuri valmis ja siis siin on vist mõned lisatööd veel, mis selle autoga vaja teha on.
ja nüüd põhimõtteliselt on aasta möödas, kui ma näitasin ühte asja kuskil videos või kus iganes ja on üks lada. Kui ma seda viimati näitasin, siis lada oli oluliselt komplekssem. Ja nagu ikka, kes tähendasid ja aru said, siis mis muud sellest ikka tuleb kui kiirendusauto, sest et ju sai ta mingi raami peale pandud ja hakatud siit ju roostet eemaldama. Omanikuga rääkides, siis Eemalduseks vähe hoogust. ei see, et siit on veel väga palju vaja lõigata. Ühesõnaga, omanikuga sai arutatud, et 0,2 ehk siis meie hüüame seda kahekopikaseks. Et tegelikult on ju kaunis lühike auto, eriti kui me võrdame tänapäeva nagu kiirendusautodega. Siis sai kere risti pooleks saetud ja venitatud 20 sentimeetrit ehk 200 millimeetrit pikemaks. See venitamine oli selles mõttes äge, et ma tegin selle alusraami valmis, panin selle auto siia peale kinni. Need 2 tala olid laua küljes kinni, punktitud ja kere oli siia külge punktitud. Siis ma võtsin need 2 tala, punktisin nad siia kere külge kinni ja alla äärtesse punktisin vinklid. Et see, et kui ma selle nina olime ära lõiganud, seda nina on kunagi varsti näha ja siis lõikasin ta siit keskelt pooleks ja tänu nendele vinklitele siin all tekkis see seis, et see oli nagu rööpa peal ja ma sain selle esimese kosuga edasi-tagasi käia. Ja siis Tartsiga koos siis liutasime, vaatasime seda, et tegime ta 10 senti pikemaks, tegime 30 senti pikemaks, tegime 20 senti pikemaks ja siis vaatasime, et visuaalselt see 20 senti võiks veel nagu inimlik jääda, et ei teki nagu liiga sükene taksikoera efekti. Ja siis ma arvutasin välja, et kui ta on nüüd 20 senti pikem, esisild jääb originaalkoha peale, tagasilda liigutame hästi grammi taha poole, sest et tagakoopaid on vaja niikuinii ümber teha, sest nad on liiga väiksed. Tagakoobas ehk siis see tagakoopa kuju. Siis meil tuli, mul on siis spikker ka, tuli telje vaheks 103,5 tolli ehk siis 263 sentimeetrit, mis võiks olla juba täiesti okei, et sõita 8 või 7 sekundit selle autoga. Sai siis siit kõik tühjaks lõigatud või veel rohkem tühjaks ja hakatud vaikselt disainima. Tegelikult see disainimine võttis väga kaua aega, sest et see auto on piisavalt väike, et siia need asju ilusti ära mahutada, nagu ma tahaks, on kaunis keeruline. Siis sai uued sisemised karbid tehtud ja mõte on selles, et saaks selle kere pärast toruraami pealt ära tõsta, et siia siis tulevad lõpuks toruraami ja selle välise plekile tulevad hunnik ühenduskohti ja siis olekski see, et saaks kere maha tõsta, normaalselt ära töödelda, seespoolt ära värvida, toruraami saab pulbrisse saata, siis nad saab pärast kokku paaritada ja võiks olla nagu viisakas ja ilus asi. Hästi paljud, kes mul siin külas on käinud, on küsinud selle sama disaini kohta, et mille järgi ma tean, kuhu midagi panna. Tegelikult on lihtne. Tegelikult on ju SFI reegliraamat ja mingid siuksed välja kujunenud siis kiirendusauto ehituse tavad ja selle järgi tegelikult põhimõtteliselt kogu see disain kokku jookseb. Näitame korra seda piiblit, mis on siis see sama SFI raamat. Ühesõnaga, siin on niisugune äge mapp, kus on kõik võimalikud erinevad tehnilised reeglid ja nõuded, mida ma neid autosi ehitades pean lappama ja vaatama ja arvesse võtma. Nii. See siin on nüüd SFI 25.1 nõuded. 25.1 tähendab seda, et ta on siis ikkagist niinimetatud kereauto ehk siis uksega auto, mis võib sõita kiiremini täis toruraamil loomulikult, mis võib sõita kiiremini kui 749 ja see auto ei tohi kaaluda rohkem kui 1270 kilo ehk siis 2800 lbs-i. Ja, selle ma pidin ümber konvertima enda jaoks. Aga tegelikult on lihtne. Ma võtan kohe, siin on terve hunnik erinevad variandid. On variant A,
on variant B, C ja D. Lõppkokkuvõttes nad on kõik põhimõtteliselt samasugused, vahe on lihtsalt selles, kus asetseb juht peakaare suhtes. Variant D, mis mulle endal kõige rohkem meeldib, juht asetseb peakaarest täiesti tagapool, aga siit on näha ka, et see niinimetatud funny gage'i osa jookseb siis nagu kõik peakaarest tahapoole. Seda me saame varsti ühe teise kere peal näidata. Nüüd kahekopkasele tuleb variant A, sest et ma mõõtsin välja, et niimoodi on ruumiga kõige parem ja tegelikult niimoodi vist peaks ka saama kõige kergema selle toruraami. Aga põhimõtteliselt selle järgi käibki siis pooleldi auto disainimine. Et siin on eelnevalt on tekst mingite igasuguste täpsustuste asjadega ja see siis määrab ära, kus mingi toru olema peab. Kas seda dokumenti saab igaüks olla laadida? Ei, need on tasulised. Neid saab Ameerikast osta. Ja siis vastavalt sellele joonisele, siis konkreetselt selles kahekopkase puhul ma toon selle näite nüüd. Pakin oma selle piibli kokku tagasi. Sest selle kahekopkase puhul ma toon näite. Et öeldakse ka, et kiirendusautot ehitatakse tagantpoolt ette. Tagasilla asend on paika pandud ja hetkel ma räägin lihtsalt auto pikkuses, see kõrgus pidi ta on praegu maal. Tagasilla tsenter on paigas. Nüüd vastavalt tagasilla tsentrile tekib 4 lingi pikkusega tekib punkt, kus siis tuleb see esimene toru, põhiline toru. Ma nüüd peast kohe ei ütle, kui pikk see 4 lingi kaigas on, et seal on niisugune tavaline vahemik, kus neid kaikaid kasutatakse, et oleks võimalikult optimaalne, et kaigas oleks võimalikult tugev ja see reguleerimismaa oleks siis optimaalne. Siin ma ajasin selle pikkuse nii lühikeseks, kui on veel mõistlik, sest auto ise on ka lühikene. Ja selle järgi sai siis paika pandud see toru. Vastavalt sellele torule, siis põhimõtteliselt see toru ongi siis kogu auto nagu vundament. See toru on vaja ideaalselt paika mõõta ristipidi, pikkupidi, loodipidi, igatepidi. Ja siis sellest torust hakkab kõik ülejäänud minema. Tahapoole ja ettepoole. Kui siis tagasild on paigas, koer tahab ka vahepeal kaamerat filmida. Kui tagasild on paigas, siis tuleb arvesse võtta auto teljevahet, ehk siis kus iganes on esitelg. Siin kohast on hetkel, see on siis rakis, millega saab esirummud paika panna, sellest räägime kunagi hiljem, see on vale koha peal. Esitelje tsenter on siin, kus see joon on. Ja nüüd sellest lähtuvalt tuleb paika panna mootori ja käiguhästi asend. Ja peab olema väga täpselt teada, mis mootori käiguhästi kombot kasutada. Sest et tegelikult iga auto disainitakse konkreetse mootori ja käiguhästi peale ja leitakse see optimaalne asend, kuhu siis see mootor paigutada nii pikkuspidi kui kõrguspidi. Siin autol ma nüüd enam mõõte peast ei oska öelda, aga mootor läheb niimoodi paika, et see joon siin on nüüd mootori ja käiguhästi ühenduskoht, ehk siis siia tuleb meat plate. Mootor on viidud peaaegu nii palju tahapoole, kui reegel seda lubab ja Euroopa reegel siis on nii pidi, et teljevahest 10% pikkus, ehk siis konkreetselt sellel autol, kui teljevahe oli 263 sentimeetrit, siis sellest 10% on 26 sentimeetrit. Ja nüüd nõue on see, et esitelje tsentrist 26 sentimeetrit võib mootor tagapool olla ja positsioon, mida mõõdetakse, on esimese küünla avatsenter. Ehk siis esiteljest esimese küünla auguni võib olla 26 sentimeetrit.
selle mõõtsin paika, selle järgi sain siis mootori taguse ehk siis selle joone. Ja kuna siin kasutatakse LS-i, siis on hea lihtne ja käigukastiks tuleb Powerglide, siis vastavalt sellele mul tekkis pikkus, kuhu tuleb käigukasti kinnitus, ehk siis põhimõtteliselt see punkt. Kui nüüd see toru on paigas, siis tulebki raami disain hakkab ise juba paika jooksma. Tagant pool raami laius tuleb 4 lingi järgi, ehk siis see ja see on siis 4 lingi kinnitused, see vahe on täpselt sama palju. Eest läheb niinimetatud poolraamitorud lähevad laiemaks, et saada, mina olen vaadanud selle järgi, et meatplate'i kinnitus oleks võimalikult ikkagist, see raam oleks võimalikult lähedal meatplate'ile, ehk siis ta oleks võimalikult kitsas, aga piisavalt lai, et roolilatt ja õõtsoova siis kerekinnituspunktid jääks võimalikult ühe joone peale, et esisillas oleks minimaalselt pumpsteer ja cambergaini. Siis selle järgi tuleb see laius. Nüüd on see punkt on paigas, laius on paigas, see on paigas. Siis nüüd järgmiseks tuleb, laiuse määravad ju autokere ise ära, siis siin on gramm jämedam toru, sealpool on gramm väiksema diameetriga toru, mis on nõuete järgi kohe niimoodi. Ja nüüd tuleb see punkt siit. Nüüd nõuete järgi siis siit toru eest siia ette oli vist 402 midagi millimeetrit ehk siis 16 tolli. Siit siiani vahe ei tohi olla rohkem kui 16 tolli. Ja nüüd tekibki see efekt, et kuna A-piilar jookseb siia, siis siit hakkab nurga all tulema see siis A-piilari esimene toru ülespoole. Nüüd siia ette on pandud jalakaitsetoru, et see kere oleks 100% legaalne kiiremini kui 7.5 sõitma. Ja see toru määrab selle ära, et siit ei tohi jalad ja pedaalid ettepoole minna. Ehk siis see punkt oli paigas ja siit oli meatplate'i järgi, et siit tekiks niisugune hea tugev struktuur. See ja see toru on samamoodi SFI järgi paigas. Siin keskel peab rist olema. Aga ma olen tähendanud, et kõik kiiremad autod, mis maailmas ehitatakse, just Ameerikas kõige rohkem kogenenud ja kõige pädevamate firmade poolt, kõik panevad alati siia vahele ristitoru, mis on pigem suurema diameetriga ja pigem jämedama seinaga ja siis alles tehakse see rist siia. Miks seda tehakse? Sest et kui need 2 tollist toru, mis on tegelikult vist 1,4 millimeetrise seinaga, siia kokku keevitatakse, siis tavaliselt esimene koht, kus toruraam järgi annab, isegi mitte avariid tehes, vaid lihtsalt startidega on siit samast läheb puruks. Siia tulevad mõrad sisse. Kes näiteks mäletab ja tähele pani, siis kui Godzilla siin käis, siis Godzilla oli täpselt sama häda. Et siit oli näha, et olid mõrad sees ja ma arvan, et 10-20 starti veel oleks siit täiesti pooleks murdunud, et siis siit sai lahti lõigatud, samamoodi see toru siia paigaldatud. Ja kuna juhi all peab olema ka pigem rohkem torusi, see on ka SFI järgi määratud, et seda saab siia niimoodi paigaldada, siis siit ma olengi üritanud ühe sirge teha, et ta näeks nagu esteetilist ilus välja. Siia tuleb pärast rist või 2 sirget vastavalt siis, kuidas juhi isted hakkab täpsemalt asetsema, et saaks võimalikult kaitstud juht olla ja vahest ma ka, kui siia torule ei saa tekitada 5. ja 6. kinnitust, siis ma kasutangi neid torusi ära, et siia turvakinnitust tekitada. Ja selle järgi tegelikult kogu see disain välja tuleb ja siis niinimetatud ülesse poole mahtu on juba selle mõttes lihtne, et siis kere ise määrab juba ära, kus ja kuidas mingid torud jooksevad, et kuhu moodi. Et ei ole tegelikult midagi niivõrd keerulist ega nagu üleliia hullu. Nii lihtne ongi, jah. Ja meil on üks laud veel, mille peal on üks auto veel.
siin on üks Audi 200, millest on ka väike diiser võib-olla mingi aeg tehtud ja sotsiaalmeedias paar pilti olnud. Ja nüüd siin peale suve lõppu oleme Ivoga seda ehitanud. Siit on nüüd, siin põhimõtteliselt kõik oli samamoodi selle põhjadisainiga, nagu Žiguli juures rääkisime. Aga nüüd siin me teeme siis joonis D järgi, ehk siis peakaar on siin ja juht on üleni peakaarest tagapool. See annab ka selle, et alumine disain on natuke teistmoodi. Sealt, ma arvan, et sealt poolt on sul endal parem filmida vist. Või siit. Et siin on samamoodi, et oli tagasila tsenter paigas, vastalt tagasila tsentrile 4-lingi bracket ja siis alumine toru. Aga kuna siin tuli natuke teise disainiga, siis meil tuli see sealt nurgast alates väike üks paine, sirge 90 kraadi paine ja see sama toru jookseb siia ette välja. Et see on nüüd samamoodi jälle see, et Ameerikast Jerry Pickle, Cameron Johnson ja kõik siuksed, kes neid kiiremaid autosi ehitavad, mingil põhjusel kasutavad just seda disaini, nagu see siin on tehtud. Ja ka suuresti see, et juht on alati peakaare taga. Miks see nii on, ma lihtsalt oskan oletada. Ja pluss see tundub nagu natuke keerulisem endal valmistada ja natukene nagu endal ägedam ka teha. Ja siin on see põhjastruktuur sai kõik samamoodi paika. Aga siin esialgu oli plaan, et siia autosse tuleb hoopis teine käigukast kui siin on. Ehk siis sellepärast ka see toru on siin koha peal. Oleks alguses peale teadnud, et tuleb Lenko kast, siis selle toru oleks toonud kõvasti ettepoole ja selle risti kõvasti pikemaks. Ja kuna tuli see Lenko käigukast ja plaan oli ikkagi see, et jääb Audi ridaviie mootor, siis siin nüüd oligi see, et me ei tahtnud mootorit nii taha viia, kui maksimaalne reegel lubab, siis ma kardan, et see auto tuleb liiga kehva kaalujaotusega tänu sellele, sest mootor on väike, kast on suur. Kus siin esisild? Siis esisild on siin, see on esisilla tsenter ja siis praegult lähtusime sellest, et mootori asend tuli niimoodi, et esimese silindri tsenter ja siis esimese küünla tsenter on esisilla tsentris ja vastavalt sellele siis tuli käigukasti asend. Plus ta selle mõttes jooksis hästi paika, et arvestades seda, kus on juhitool ja käigukasti kaugus, siis käiguvalitseja on nagu väga hästi käeulatuses. Ja siin nüüd ongi näha seda, et oli see põhi oli valmis, siis sai peakaar tehtud, esialgu sai natuke teistsugune tehtud ja kuna see tool ei tahtnud siia ära mahtuda, siis sai tehtud lisapainetega, et oleks siin toolil rohkem ruumi. Ja siis sai järjest selle kogu struktuuriga minema hakatud. Et nüüd oleme kuskil, ma ei tea, äkki poole peale. Eks tuleb nüüd järjest edasi teha. Nüüd selle kerega on täpselt samamoodi, et see värvimise ajaks tuleb kere üleni küljest ära. Ja et saaks toruraami pulbervärvi viia ja kere normaalselt seest ära värvida. Sest et seitsmaka pealt oli seda näha, et mingid paneelid jäid külge oli tegelikult kaunis ebamugav. Plus pärast on oluliselt lihtsam seda kogu kosu kokku keevitada ja ka liigutada, transportida, kui teda saab oluliselt rohkem lahti võtta. Esiotsaga praegu pole rohkem midagi rääkida, sest et seal polegi rohkem midagi. Nüüd sai ära tellitud esimene prototüüp Audi rida 5 mootori ja Chevy Bellhausingu vahele. Et doktor Janis aitas sellega mingite mõõtude ja joonistadega, et saaks selle äkki paika. Ja siis äkki varsti tuleb see esimene proto kohale, saab siis paika proovida ja mõõta, kas tsentrid on ikkagi paigas või mitte. Ja siis kui on juba hästi, siis saab õige tüki tellida, selle valmis teha, siis saab hakata mootorit kasti paika panema juba. Nüüd siin autol on ka tagaosas juba esimesed torud tulnud, kes vaatas seda Sandri summuti tegemise osa, siis see aeg ma seda tegin ja seal ma ka korra rääkisin.
aga nüüd on ka see, et samamoodi, mille järgi see disain tuleb, et see on lõpuks samamoodi, et ma ei ole mingi insener, ma ise väga asju välja mõtleks, et ma teen selle järgi, nagu Ameerikas kõige targemad teevad, mis tundub endal nagu kõige loogilisem ja mõistlikum olevat. Et see disain, kuidas need torud asetsevad ja on veetud. Ja siis ongi see, et mille järgi mingid punktid paika panna, et kui siin oli samamoodi, et oli tagasila tsenter, siis mul oli vaja, Sven laamendab, siis mul oli vaja see toru paika mõõta. Ja selle mõõt tuli selle järgi, kus asetseb siis amordi kinnitus tagasillal. Silla tala on praegu suvalisse kohta tõstetud, aga et see punkt jookseb siia ja väikse nurgaga, sest siia nurka hakkab amort kinnituma. Ja siis vastavalt põhimõtteliselt silla asendile ja amordile tuli selle toru asetus ja siis, et siit tekiks sükene võimalikult viisakas ja ruumiline sükene sõrestik, siis ma üritasin vaadata selle toru paika ja see jäi põhimõtteliselt natukene tagasila tsentrist ettepoole. Siis esialgu sai see toru õhku riputatud ja sai hakatud sinna vahele sõrestikku tegema ja kui see oli juba paigas, siis sai see toru paika pandud ja hakatud neid omavahel ühendama. Siis sai tagant kõige tagumine toru paika pandud, mille külge siis hakkab pidurdusvari kinnituma ja siis hakatud seda omavahelist ära ühendama. Et siia on veel vaja mõned torud juurde vedada ja siis saab hakata kere kinnitama ja kõike muud tegema. Iga asjaga, mis on küsimusi, kommenteerige, pange kommentaariumisse küsimused, küll ma vastan, kas kommentaariumis vastan millegile või siis mõnes järgnevas videos vastan, sest et see Audi, see BEM ja tegelikult siia laua peale varsti tuleb üks auto veel, ongi selle talvised põhilised projektid. Kahekokane on natukene pikem projekt, sellepärast ka seal ei ole nii kiiret arengut. Aga siis edasistes videotes saab juba edasi rääkida. Kuida, mis, mida ja miks ja kui teil on küsimusi, siis saab neile vastata. Ja kindlasti ka soovitage, andke teada, mida ja kuidas te näha tahate. Et vahelduveduga, kui keegi siinpool Eestit külas käib, siis äkki aitab mul filmida ja teha nagu Sven praegult. Kui temal see BEM tõstuki peal on, see on hea ära kasutada kohe. Ja tegelikult plaan on varsti 7-ga juppideks tõmmata. Et vaatame, mis karul kõhus on ja korjame need viimased saalejäägid sealt mootorist kokku. Aga siis tänaseks kõik. Täname ja järgmise korrani.